No siis nad isegi ei näe, vaata mu pea on nagu väike Ernest keset ekraani. Jah, aga sa oled nagu, ma ei tea, suur. No aga nad nagu teised tahavad, öelge, kas te tahate, et ma oleks niimoodi, on ju, niimoodi. No minu arust on niimoodi normaalne teiega rääkida. Või niimoodi mingi, tere, ma olen väike, tšau! Mingi Ernest keset ekraani, noh. See on palju ilusamini, sa näed peenem välja ka. Mul ei ole probleemi oma kehakaaluga. Väga tore. Niimoodi ütlebki mulle. Ütleb mulle lihtsalt, et ma olen paks nagu. Ma pole öelnud, et puu pea, mõttes peal müts päe rehn tulevi. Täna on olnud rahulik hommik. Lints mingi tund aega tegi oma mingeid asju ja mina lihtsalt pikutasin. Ja täna on siis selline plaan, et nüüd me sööme ja siis me lähme otsiks mingi pesemiskohta. Nendega natuke halvasti siin kandis. Noh, üleüldse nagu see ranniku pool, et neid väga ei ole, et peame mõtlema, kuidas seda nagu teha, sest seal Lissaboni kandis nagu on, aga päris sinna ka nagu ei taha minna. Nii et me mõtleme ja ka pesema peab. Sest et me oleme siin juba matkanud ja juuksed on mustad ja nii edasi. Aga noh, vaade jälle on päris ilus. Ostiga siis jalutame ära. Ja liigume edasi, sööme ja liigume ja siis näete hiljem, mis meie tänane plaan on. Võt. Ja siis tahtsime minna ühte lossi või mingit sellist asja vaatama ja seal mingi pena. Ja siis me läksime sinna linna, see oli räme hommik ja Sinistra või mis ta oli? Ja kuskil ei saanud parkida. Olime tol, kus ma hakkasin nagu guugeldama, et sinna ei saa üldsegi tegelikult koeraga minnagi. Ehk siis nagunii sai cancelit ja siis me ei saanud linnast välja, sest igadel see viis kuskil tolliteele, kuhu me ei tahtnud. Ja lõpuks me leidsime bensiinijaama, kus seisma jääda ja nüüd me leidsime mingi pesukoha, mis on tund 44 sõita. No ilmselt 2 tundi läheb meil. See on teisel pool Lissaboni ja me sõidame ümber Lissaboni nüüd. Et selleks, et saaks lihtsalt pesta, nagu siin kandis on ikka sellega suhteliselt kehva. Aga no mis seal ikka, me nagu nii peame ka edasi liikuma ja asju, et ei ole selles mõttes hullu, aga jah, selline seiklus siis. Pesu kohta. Lõpuks leidsime Park Promenadist mingi pisike küla kohta. Lihtsalt mingi küla. Siis seal külas on bussipeatus. Bussipeatuse taga on avalikud vetsud ja avalikus vetsus on dušš tasuta. Pole midagi erilist, aga kuum vesi on olemas, põhimõtteliselt pesed õues. Noh, katus on pea kohal, aga aknaid ei ole nagu akende asemel, mingid võred on katuse all sul nagu. Et nagu sama temp, mis sul on õues, on seal toas ka. Aga noh, minu jaoks on täna täielik suvina. Lühikesed püksid. Täismäng, noh. Täiesti suvi on minu jaoks nagu. Ma juba käisin ära, Kärt nüüd peseb seal. Ta läheb natuke kauem, ta räigelt kartis minna sinna, kartis seal bussi pealt siis mingid vanamehed. Ta nii kartis neid vanamehi. Aga mõnus. Ilm on ülimõnus täna nagu. Üldse ei oska midagi teha. Mingi paarti käib siin. See on mingid ehitajad ehitavad midagi, siis neil pidu käib.
aga jah, muidu siuke, ma ei oska kõige seletada, mingi kahtlenud. Eestis küll siukseid asju pole. Aga tegin nüüd vorstiga ka pisikese tiiru. Läks kinni vorst. Aga ilm on täiesti suurepärane. Nüüd on siis tänane eesmärk tegelikult juba täidetud. Või juba. Kell on 3:30. Aga eesmärk oli täna ennast siis pesta. Ja selle me saime tehtud. Eile me saime vetsud tühjendatud ja veed täidetud ja allivee ka tühjendatud, nii et sellega meil ka jätat ei ole. Täna oleme sõitnud ka, kui sõitsime teiselt poole Lissaboni, et nüüd on akud ka punnis täis, sai nii palju sõidetud. Põhimõtteliselt ei olegi muud, kui täna tuleb leida koht, kus ööbida ja siis saab edasi vaadata, mis see elu toob. Et 3:30 ma vaatangi nii kaua, kui Kärt peseb, vaatan edasi, kuhu me minema peaksime, kuhu poole. Ilmselt me nüüd läksime nagu ringiga ümber Lissaboni. Nüüd ilmselt siis sinna ranniku poole tagasi. Siin all ääres on meil pandud päris palju kohti. Või kas just päris palju, aga nii mõnigi koht. Et saab näha Portugali, jah. Siin all nurgas, siin lõunanurgas, lõuna pool on päris palju meil pandud kaardi peale kohti. Siis me hakkame vaikselt sinna minema. Aga olgu, ma otsin Park Fortnite'ist koha ja siis vaatame, kui Kärt tagasi tuleb, mis ta räägib, mis kogemus tema oli dušiga. Sealt ta tuleb. Ah? Hola! Väike vana, siuke tädi tuli sinna. Rääkis mulle midagi, ma ei saa midagi aru. Aga vaadake seda. Ütle, et sa oled naine avalikus restroomis ilma, et sa ütleks, et sa on naine. Eks te näete. Pain ukse laulule paberi ette. Kuidas siis kogemus oli? Tavaline. Ma arvan, ma rohkem haisan nüüd Tobi järele. Seda oli küll siin, jah. Vahetame pooli, sest muidu sa ei peale, kui sa intervjuud annad. Ma arvan, et rohkem olen nüüd Tobi haisuga koos kui pestud. Aga ei muidu polnud häda midagi. Ei tulnud keegi piiluma sind siis? Ma ei tea, ma panin ühe ukse kinni, siis ma panin selle luku kinni ja siis aga vetsu ma ei saanud, see ei läinud lukku. Et see on lukku. Aga vesi oli soe ju? Vesi oli soe. Ja räpane ka ei olnud minu arust? Ei olnud jah. Lihtsalt siuke aegund, aga muidu oli häda polnud midagi, vesi tuli ju normaalse survega. Jaa, vesi tuli väga hea survega. Et polnud häda midagi, lihtsalt Tobi oli see rõme. No eks need vanamehed teevad ja nad teevad mingit imelikku suitsu ka siin nagu. Pole siuke tavaline, tundub nagu see mingi Prima Best Filtra. Ei tea jah. Ei muidu polnud hullu, tädi midagi rääkis, ma olin hästi vana, ma arvan, ta oli mingi 105 vist. No nagu sina varsti. Põhimõtteliselt. Aga vähemalt on pestud. Pühapäeva nii korras vähemalt. Nüüd hakkame ööbimist vaatama. Jaa, käisid taga õues ka? Käisin. Nii. Täna siis jõudsime ööbimiskohta. Me oleme siis vahelduseks ookeanil, oleme mingisuguse järve ääres. Väga suur järv on, see läheb nagu siit. Sinna ja siis ta läheb vist sinna poole ka veel. Väga suur järv. Iseenesest on siin igasuguseid neid kämpereid küll, on igal pool. Ja meie siis pargime siia. Ja vaadet on ka iseenesest päris on. Et siuke natuke väike vaheldus. Koeri on ka päris palju. Nii, aga vastuke. Vaatame siia poole. Siin on päris palju mingi lõkkeid tehtud. Ja kõiki siukseid asju. Et on siuke vahvakene. Ja hea rahulik on ka. Pole ei autoteed kõrvale. Ja ei ole isegi lainete kohinat, mis võib olla isegi imelik natukene, sest me mitu ööd oleme ainult lainete juures maganud ja täna öösel võib olla siis täis vaikus.
aga muidu on jah siuke väike rahulik nunnu koht. Ühesõnaga Kärt tegi süüa meile. Makaronaklihaga. Kell on 6 kohe varsti. Sõime. Vaatasime seikluskütte. Ja ei olegi midagi muud. Ma ei teagi, mis me nüüd õhtul peale hakkame. Mängime rulli või? Vaatame, jah. Kui elektrit jagub ja net jagub ja. Ei, net on täna head. Aga ülirahulik koht. Võrreldes siis meie eelmiste kohtadega, kus me oleme seal ookeani ääres olnud. Seal on mingi rääkisin neile. Rääkisid juba? Mis sa teed voost? Juba rääkisid neile. No selge. Ma siis ei räägi midagi. Ma rääkisin neile, et meil pole laineid ja autos ei ole ja. Ma hoian siis suumulgu kinni lihtsalt. Mis ma ikka tean? Kõht täis või? Ei, ma just näitasin mambaks. Seda näevad kõik niisama ka. Küll. Et me 2 paksu oleme. Gamer girl. Gamer grill. Jah. Ootame sõpra. Üks sõber pidi meiega tulema mängima. Me mängime vanainimeste mängu League of Legendsit. Nüüd kõik teavad mu nime. Oi ei! Kunas täna Starlink lubab mängida. Tegelikult ilmselt tuleks päris palju õhtuid saanud mängida, siis... No me proovime, me ei tea. Proovime, pole enne proovinud, kui hästi see välja tuleb. Tulemus, sest ma ei ole kunagi selle läpakaga üldse mitte midagi mänginud, ma ei tea. Ma veel ei tea, mis siin tuleb. Kas mul on roosad või? On jah? On või? Lillad on need. No jah. Mis sa seal punni, et sul pole midagi ajada seal? Ma jää punni, ma katan ära, et ei oleks mu pekki näha. Pekki varjad, okei. Ma arvan, et seda on ammu kõik näinud, nii et... Kahjuks küll, jah. Vot, aga nii läheb meie tänane õhtu, nii et... See you tomorrow! Tšau! Ja koer on seal täiesti laipne. Las ka puhkab ühe õhtu rahulikult. Öösel tõusis räige tuul, aga muidu on ikka kena, päike paistab, aga tuul on jah. Tuul on. Lasen natuke ühel elukal joosta, kuna siin praegu midagi ei ole, siis las tüüp natuke tõmbab ringi. Vastu! Tõsja! Tõsja! Me hakkasime sõitma ja mingi asi logiseb kuskil nagu põhja all. Teile me sõitsime, me kuulsime küll, et me sõitsime mingi madalas kohas, mingi raks käis. Ja nüüd nagu kuuleks, et mingi asi nagu kuliseb. Aga me ei tea nagu, mis asi kuliseb. Its seal vaatab. Otsib. Minu arust see nagu tulid tagant, aga mida mina ka tean autodest. Mina ei tea väga midagi. Mis sa must arvad? Mis juhtus? Ta mind varsti tuleb. Igatahes me oleme nüüd sõitnud mingi 10-15 minutit. Vaatame, kas nüüd tuleb kolksu. Praegu tuleb siuke hüpekas. Midagi pole kolksunud. Aga rohkem pole midagi kolksunud. Nii et ma ei tea, kas lihtsalt oli mingi, ma ei tea. Ma mingid asju lükkasin kapis
aga oleme siis Siinese linnas ja Vasco da Gama sünnikohas. Guugeldasin siis, kes see Vasco da Gama on, nime tuli väga tuttav, ilmselt ajalootunnis on õpetatud. Aga see oli siis esimene vend Euroopast, kes mereteed pidi Indiasse läks. Et nii-öelda linkis 2 ookeani siis omavahel esimest korda, et tähtis mees. Sellepärast siin ongi tema nimeline siin saab maju osta. Ja kõik on jah, sellepärast siin ongi Vasco da Gama nimeline. Ilmselt siis ainuke tuntud vend, kes siit linnast tulnud on. Näidata niisugust asja. Tuli mingi avaliku vetsu ühesõnaga siin parklas, hakkame edasi sõitma. See on esimene vets Portugalis peale seal campsite'i, kus on prill-laud nagu. Enne pole kunagi prill-lauda ma kuskil avalikus vetsus näinud. Ma ei tea miks, aga nii on. Käisime siis seal linnakeses ära ja nüüd siis sõidame edasi. Nägime ainult seda kästipäimast ja muud siin ei olnudki. Et siin oli nagu töötajad, need pisikesed tänase auto sõitsid seal, siis on nagu väga midagi niimoodi kõndida, nautida. Ja nüüd me vaatame, homme lähme ilmselt matkale. Ja siis me vaatame sinna lähedusse mingit tööbimispaika, et saame siis hommikul kenasti minna. Meie hommik on mingi kell 12 päeval. No, võime hommikul kella 5 ka minna. Oled nii kõva mutt või? Jah. Te ülesannast kell 5. Jah. Kas te kuulsite? Aga eks näis, vaatame. Eks sa saad sealt oma äpist vaadata, mis hiking trail seal on, aga mis ei pidanud tegelikult suur, kui seal on mingi 2 kiltsa või 3 kiltsa. Vot. Vot. Me nüüd lähme liigume kuhugi või otsime ja siis liigume. Teeme väikse Mäkki breigi. Me pole Mäkki söönudki, viimalt sööme Prantsusmaal. Nii et oleme selles osas tublid olnud ja kuna meil on 2 tundi sõita kõhtud ja siis mõtlesime, et olgu, sööme siis. Ja siis sööme ära ja liigumegi eluga edasi. Tere! Ühesõnaga ostsin siukse kohviaparaadi täna või kohvimasina. Siukse. Proovin nüüd sellega esimest korda kohvi teha ja kui te tahate mu faili näha, siis ühinege minuga. Ühesõnaga, kohviaparaat. Seal öeldakse, et see teeb 6 tassi kohvi. 6 tass see. Siia sisse peaks vaatama 6 tassi sädesse. See ma 1 tasski ära nagu. Aga see selleks, ühesõnaga. Nii, alguses võtsin ta lahti siit, mingi sõelavärgi puhastasin ära, igaks juhuks algus ütleb esimene kord. Siis, kurat, see on kinni nüüd siin, nii. Ma näitan ennast, ja loll, nii. Siis siia panin vee. Sellega pesi, siis panen selle sõela junni siia peale. Ja siis peab siia panema kohvi. Nii, ma ostsin mingit siukest kohvi, sest siin oli selle masina märk peale, vaadake. Nii, ma ei tea, panin 3. Seal oli öeldud, et patsutada peale, patsutada ei tohi, ärge patsutage peale. Ärge kokku kompressige seda kohvi. Nii. Panen selle teie selja taha siia. Nii. Nüüd ma keeran selle junni siia peale. Põhimõtteliselt ta töötab siis samamoodi nagu Vene ajal need mulksukannud, kui te teate, kellel oli mulksukann kodus. Mulksukann. Aga mulksukann oli nagu juhtmega, paid juhtme taha, siis ta käib blüks. Aga muidu sama värk. Nii.
no nüüd hakkab kohvi tulema, ma arvan. Ma ei julge seda väga liigutada, see on nii ifi siin peal nagu. Oo jaa, kohv, vaadake, vaadake. Näete? Oo. Ja siis vaatame, mis kohv on. Nii, selle võib kinni panna. Suriseb veel vaikselt. Paneme kohvi, vaatame. Siit jääb natukenegi näeb. Lahja raisk. Väga lahja. Peab kohvi rohkem panema ilmselt. Oi. See vist... Väike pragu tuli sisse, see polnud kõige parem asi, kuhu kuum kohv valada. Oi. No aga kohvi peab. Me saime need tasuta õnneks, nii et ei ole hullu. Ma tean, jah. Ja me ei ole neid vist kordagi kasutanud. Olen küll, ma ju piima nendest. Üks on veel tulnud poe, sinu oma on alles. Ja piima võib tassist juua, piima ei pea klaasist jooma. Aga väga lahja värk, väga lahja värk, väga lahja värk. Selle võib ilmselt prügikasti visata. Läks natuke katki. Ühesõnaga, siukesed eksperimendid siis siia õhtusse. Eks ma hommikul proovin uuesti siin kohvi teha, vaatan, kuidas sellega on. Kas tuleb vähe kangemat kraami, kui ma siia rohkem panen? No ilmselt tuleb, on ju. Kui ma rohkem kohvi panen. Ja, jah. Ossa raisk, kuum see on. Näeb, poidas on vastu panna. Igastahes ma ootan, kuni see ära jahtub ja siis ma pean selle puhastama ka. See on see miinus asi selle juures. Aga olgu, ühesõnaga. Ega me vist täna teiega ei räägi midagi. Sõitsime siia mäe otsa. Mingi, mis see oli? Mis mägi oli? Mingi F-tähega. F-tähega mägi oli. Fibo vist. Fibo plokkide otsa, ma ei tea. Igastahes me sõitsime siia, siin on mingisugune, ma ei tea, mägi. Ühesõnaga, siin on mingi turismikeskus ja mingisugused alla saab matkata, et homme on plaan siis siit alla matkata ja siis üles tagasi või noh, mingid tiire siin kuskil saab teha, mingid matkarada, et siin on. Eks me homme vaatame ja siis ilmselt peab homme poes käima, sest homme laupäev ja pühapäeval on poed kinni. Ja siis ilmselt olen veel ühe öö siin samas üleval. Ja siis on meil plaanis ka mingid järgmised plaanid ülehomseks. Aga ülehomme hakkab sadama. Ülehomme läheme sinna Saagresesse ja siis mingisugune hipide rand on siin, mäleta, mis pleiad oli, mingi pleiad oli. Seal käime korra ära, tahaks käia ja siis ma tahaks ka Portimao ringrajal käia, kui sinna ligi saab. Aga vaatame. Igastahes, need on meie viimased tegevused Portugalis ja siis me paneme Hispaaniasse tagasi. Ja hakkame siis mööda Hispaania lõunarannikut sõitma Prantsusmaa poole ja asju vaatama. Ja siis tuleme koju. Nüüd meil on teada, et me peame mingi 13 veebruar peame kodus olema, jah. Et siis vaatame, mis edasi tuleb sealt. Nägemist. Kõike head. Ilusaid unenägusid.